Tere, olen Karon ja te kuulate Life Tips podcasti. Täna on meil külas Kaidi Karilaid ja tere Kaidi, kuidas sul läheb? Tere, Karon! Minul läheb väga suurepäraselt ja mul on väga äge siin teiega koos olla. Tohib küsida, millega te tegelete? Oh, see on üks nii suur ja lai küsimus, millega ma tegelen. Kõigepealt esiteks iseenda elu elamisega ja loomisega. Teiseks võiks öelda loomisega ja elamisega selliselt, et mul oleks alati tore. Ja kolmandaks selliselt, et ma saaksin olla inimestele panuseks. Ma töötan inimestega. Mida te täpselt teete siis inimestega? No kõige rohkem mu siuksed kõige suuremad võimed, võiks öelda, siis on avaldunud viimase 20 aasta jooksul. Kõige rohkem siis energeetiliselt aitan inimesi, kes tahavad siis astuda päris oma potentsiaali ja oma väesse. Mida siis näiteks inimesed kõige rohkem teilt loodavad? Nagu millist abi saada? No kui inimesed tulevad minu juurde, siis nad tihti tulevad sellise küsimusega, et nende elus peab midagi muutuma, aga mis asi täpselt nad ei tea. Nad ei tea, kus kohast hakata pihta, nad ei tea, mis asi see täpselt on, mis neid segab, mis neid peatab või pidurdab või siis seda elu segadust nii-öelda loob. Okay. Mis nagu oli teie nagu selleks nii-öelda aluseks, et miks te alustasite selle erialaga? No otseselt see pole justkui nagu eriala, see on üks minu elu, üks kõige põhilisem väärtus, et olla inimkonnale panuseks, olla panuseks sellega, milles ma olen hea. Et selliseid asju ju koolis ei õpetata, et lähed sa sellisesse kooli, kus õpetatakse seda, kuidas teisi inimesi aidata. Seda väga kuskil ei õpetata. Või et sa lähed kuhugi õppima kuhugi, et kuidas olla panuseks ühiskonnale ja tulevikule, et või kuidas toetada planeeti ja kuidas olla praegu elada sellist elu, et 10 000 aasta pärast planeet maa jätkuks, eks ju. Või et inimkond oleks lahkem ja tervem ja õnnelikum, eks ju. Siukseid asju kuskil õpetata. Et kuidas elada praegu sellist elu, et tulevikus inimkond saaks olla õnnelikum, lahkem ja rõõmsam. Ja see ongi see põhiline koht, mille pärast ma seda kõike siis teen. Sest et ma tean, et ühe inimese sees on nii suur vägi, et ta ühe otsusega võib tegelikult muuta kogu maailma, kui ta astub oma tegeliku väesse potentsiaali. Ja kuna mul on need võimed ja oskused ja praktika läbi iseenda elu, mis ma olen ise siis kogeda saanud ja läbi elanud oma elus, on mul siis see võime, et ma saan inimesi sellele teele juhatada. Okay. Nii, aga kus koolis sa oled käinud? Ma võiks öelda, et iga päev on mul elukool, sest et neid asju, mida elu õpetab, neid ei õpetata tavakoolis. Aga ma olen lõpetanud Tallinna Saksa gümnaasiumi väga ammu, siis ma püüdsin saada ülikooli saksa keelt õppima, aga ei saanud sisse. Siis ma elasin 2 aastat Rootsis, omandasin põhimõtteliselt rootsi keele. Ja hiljem siis töötasin 17 aastat sellises hiigelsuures brändis, juhtisin mitmeid ettevõtteid, lõpetasin meil lisaks Holistika instituudi 2012. aastal. Ja samal ajal hakkasid mul siis praktikad, astusin sellisesse, kuidas öelda, nagu koolkonda või võiks öelda, mis on siis Access Consciousness. See on siis õpingud ja arengud, kus siis õpitakse kasutama teatud tehnikaid, et iseenda teadlikkust tõsta, ehk siis kõiki neid supervõimeid ja seda meie päris väge, kes me tegelikult oleme. Ja seal ma siis studeerisin ja kasvasin pea 10 aastat ja samal ajal siis õpetasin ja koolitasin inimesi. Milline õpilane sa koolis olid? Kas sa olid nagu siuke 4-5-line, 3-2-line? Ülihea küsimus, mulle nii meeldib see küsimus. Mul õde ütles alles hiljuti sellist asja, mul on õde 6 aastat noorem, ütles, et ta tahtis nii väga kooli ajal olla minu moodi, sest koolis mind valiti igale poole ühingutesse, ringidesse, asjadesse, kutsuti igale poole. Tahtis hullult minu moodi olla, ma ise ei mäleta seda väga. Aga jaa, kui sa räägid hinnetest, siis hinnete põhjal oli ma 4-5-line. Ma tegin hästi palju sporti, mul oli tohutu palju igasuguseid ringe ja asju, kus ma käisin tantsimas, laulmas, sportisin, nii et ma mäletan, ma tulin alati õhtul trennist koju, siis kusagil 9 paiku, siis ma hakkasin õppima, jõudsin
alles nii-öelda teki alla kuskil peaaegu südaöösel, eks ju, ja siis hommikul kell 6:30 oli äratus kooli ja siis ma alles jõudsin nii-öelda koolist trennist koju jällegi 9, et selline üsnagi kurnav, aga ma õppisin palju selles mõttes, et see ei olnud lihtne. Siis ma käisin veel muusikakoolis ka, lõpetasin muusikakooli. Et hästi aktiivne, ma võin öelda. See oli mu koolielu, selline ma olin. Mida sa muusikakoolis õppisid? Ma õppisin akordionit, aga samal ajal ma siis laulsin koorides ja ansamblites ja kõik võimalikes kohtades ja praegu natukene me ka nii-öelda taaselustame ühte bändi, kus ma siis laulan, et laulan siis naisvokaali. Aga seda pilli ma pole mänginud praktiliselt peale üldse seda muusikakooli lõppu, et aga muusika on saatnud mind nagu kogu aeg, et see ei ole mind kuidagi kuskilt otsast maha jätnud, et see on selline üks osa minust. Kui sa osalesid bändis või osaled praegu ka siis, kus sul järsku see mõte nagu tuli, et ma hakkan nüüd sükse teemaga tegelema? No lisaks see tuli siis sellisest kohast, et nii vahva on teiega seda rääkida, vaadake. Et ma mäletan, kui ma olin selline sinu vanune umbes, siis elu õpetab meile tavaliselt sellist asja, et sa pead olema hästi siuke, kuidas öelda, tegema neid asju, mida ühiskond peab õigeks, et olla edukas. Sa pead õppima neid asju, sest selle asja eest makstakse hästi. Sa pead olema nendes eluvaldkondades tark, sest et see justkui viib elus edasi. Minu elus on kindlasti olnud üks hästi oluline asi see, et ma olen püüdnud tohutult seda reeglit järgida, aga kui ma olen jõudnud mingitesse sellistesse kohtadesse, kus ma justkui kõik need asjad olen ära teinud, mida ühiskond ootab minult, siis mitte midagi ikka ei tööta. Ikka on kõik asjad, suhted on natuke nässus siit või sealt, või siis mingisugused terviseteemad või mingisugused rahulolematused, mingisugused asjad siin elus sõidavad sisse igal juhul. Mul on 2 täiskasvanud poega, 29 ja 27-aastased praegu. Ja ma olen kogu selle eluga siis pealt vaadanud ja kogenud siis seda, et ära mitte kunagi lase ennast mõjutada mitte millelgi ega mitte kellelgi väljaspoolt, vaid et sa õpiksid kuulama oma hinge, oma südant ja seda kutset, kuhu sa peaksid minema, mida tegema. Sest et mäletan, kuidas ema tahtis mulle, et käiksin muusikakoolis, aga ma ise ei tahtnud üldse. Ma käisin ema pärast põhimõtteliselt muusikakoolis, et ema oleks rahul. Ja sellepärast ma ka tõenäoliselt pole seda muusikat teinud kogu elu. Ehk siis, mis ma sellega ütelda tahan, ma tahangi öelda seda, et isegi kui keegi väga-väga tahab, et sa käid kuskil või teed midagi, siis ikkagi kuula oma hinge, kuula oma südant, sest et muusika, ta tuleb täpselt siis, kui ta tuleb, kui see on su kutse. Noh, minule ta on alati olnud, kas ma kuulan muusikat, hästi palju muusikutes sõpru, hästi palju DJ-sid, lauljaid, kuulsaid lauljaid, muusikakirjutajaid, et ma olen kuidagi selle sees olnud kogu aeg. Aga just see muusika praegu on tulnud sellest kohast, et mu hing saab ennast väljendada rohkem, nagu iseenda jaoks. Kas inimestega tegelemine oli juba väiksest saati sinu nii-öelda unistus või siuke mõeldav töö? Üldse mitte. Üldse mitte. Ma mõtlen seda aega, kui ma koolis käisin. Siis ma mäletan seda, kui keskkool lõppes, siis Saksa gümnaasiumis, eks ju, õpiti väga paljusid aineid, õpiti saksa keeles. Ja kuna suur osa siis olid sellised saksa keele väga head õpilased, suur osa nendest õpilastest läks ülikooli siis saksa keelt õppima. Ja mina tollel ajal mul puudus igasugune nagu taju sellest, et mida ma siis tegelikult tahan, aga kuna mass ja see suur osa läks justkui seda õppima, siis ma läksin justkui selle vooluga kaasa. Mõtlesin, et okei, astun ka sisse. Ja jällegi, kui ma praegu tagasi vaatan, siis ma olen oma elus teinud väga palju selliseid asju või valikuid, kus ma olen teinud selleks, et teised teevad. Ja mis ma sellega tahan just esile tuua noortele inimestele jällegi, et kui sul vähegi on võimalik, siis õppi, kus iganes on võimalik seda õppida, kuidas kuulata oma sisehäält. Isegi kui enamik inimesi tahab minna seda tegema ja ütlevad, et ei, vaata, et kamp läheb sinna, et see on jube äge asi. Et kuidas sa kuuled iseenda seda häält, sest väga paljud olukorrad, näiteks nagu minu eluski, oli see, et ma ei kuulnud oma sisehäält, ma tegin nagu teised tegid ees. Ja ma tegin suures osas asju, mida teised tegid ees. Ehk siis tegelikkuses peaks me õppima juba noortena julgema kuulata oma sisehäält. Ja kuidas seda hakata kuulma, vaat see on üks tarkus, mida ma õpetan inimestele.
nagu alates siis lastest, noorukitest, täiskasvanutest ja siis julgeda seda täiesti teistsugust elu ootustele siis, mida maailm võib-olla sinult ootab, et sa peaksid justkui olema või perekond sinult ootab või ühiskond sinult ootab, et sa teeksid seda omamoodi iseenda seest lähtuvalt. On sul keegi iidol või keegi eeskujuks või midagi, kas või mingi loom, pereliike? On sul keegi, keda sa näiteks imetled või proovid järgi teha? Ma ei püüa mitte kunagi mitte kedagi enam jäljendada. Mul on olnud sellised inimesi, aga see, kui ma püüan kedagi jäljendada, ma tahan öelda seda, see viib jällegi minu iseenda hingest ära. Ehk siis ma ei kuule iseennast, kui ma püüan olla kellegi teise moodi. Ja see on ka üks ühiskonna üks väga suur teema, kus me püüame kellegi moodi olla, aga mitte kunagi iseenda moodi. Ja enamik inimesi on väga head kellegi teise moodi olemises ja keelavad endal olla täielikult iseenda moodi. Ja see on üks kõige hullem asi, mis ma üldse näha saan, sest et me siis, kui me oleme kellegi moodi, kes me tegelikult pole, siis me ei ole ehedad, me ei ole päris. Ja kui me pole päris, siis me ei saa olla edukad, me ei saa olla õnnelikud, sest me püüame kogu aeg olla keegi, kes me pole. Seega mul ei ole kedagi, keda ma praegu imetlen, ma imetlen ainult teadlikkust ja neid inimesi, kes on valmis kogu aeg muutuma, kes on kogu aeg valmis step upima, kes on kogu aeg valmis midagi uut oma elus ette võtma, nagu sina täna. Lihtsalt istusid siia pingile ja sa ei ütelnud ei. See on nagu erakordne. Ja ma imetlen selliseid inimesi, kes ei ütle mitte millelegi ei, vaid lähevad edasi, vahet pole, mis on, sest see kasvatab neid. Ja see on see, mida ma armastan. Mul on oma koer, keda ma armastan. Ja veel kord siis ma ei jäljenda kedagi, vaid ma püüan avastada iseennast, kes ma veel olen ja mis ma veel olla saan. Kui te kedagi näiteks ei proovi jäljendada, siis tohib küsida, et kus sa siis nii-öelda inspiratsiooni või motivatsiooni saad. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellist asja, et kõik vastused on su sees? Ja. Just. Tihti ma ei saa sellest lausest väga aru, et kõik vastused on sees, et kes see siis räägib ja millal ta räägib ja mida ta räägib. Üks asi, mida mitte kunagi pole inimestele õpetatud, on iseendaga kõnelema. Kuidas iseendaga kõnelema hakata? Koolis õpetaja küsib, mis on selle ülesande vastus? Või siis sa tahad küsida õpetaja käest, et kuidas see asi käib? Sest kui sa küsid, siis sulle antakse vastuseid. Kui sa ei küsi, siis sulle vastused kunagi anta. Ja täpselt sama asi toetab sinuga. Kuidas sa saad vastused iseenda seest? Sest kõik on seal olemas, on see, kui sa hakkad enda hingelt või südamelt küsima. Mida ma tegelikult tean? Mida ma ei taha teada? Või mida mina siin selles olukorras praegu valiksin, kui ma päriselt oleks mina ja ei püüaks kedagi jäljendada? Mida ma tegelikult oskan, mida ma usun, et ma ei oska, aga tegelikult oskan? Või mis on selle asja vastus minu moodi? Mitte selle moodi, nagu keegi tahab, et ma oskaksin või ütleksin. Mida mina päriselt tean? Ja kui sa hakkad neid küsimusi endalt küsima ja peatud seal juures ja jätad pause ja jätad võib-olla siukseid hetki endale, kus sa nagu mõtiskled selle asja üle ja lähed enda sisse, justkui selle teadvusega, mõttega enda sisse, aga mida ma siis tean? Mida ma tegelikult tean? Siis ühel hetkel sul hakkavad need mingisugused siuksed mõtted pähe tulema. Nüüd ma saan aru. See on see. Ma isegi õpetan oma kursustel ka seda, kuidas energiaid juhtida iseenda sees. Ma vaatangi, kõik inimesed peaksid oskama sellist asja. Kuidas juhtida energiaid, iseenda energiaid, kuidas saada iseenda sees kõik need vastused kätte, mida ma tegelikult tean. Nii. Või kuidas ma koolis näiteks saan hakkama niimoodi, et ma ei mõtle siin peaga, vaid ma mõtlen kogu oma hinge ja südamega sellele asjale, sest kõik on sul teada. Kogu informatsioon on sul teada. Ehk siis meid õpetatakse siin maailmas ainult mõtlema, aga mõtlemisest ei tulene vastused, vaid need tulevad hingest ja südamest ja see tuleb teadvusest. See on pikem teema, mida ma ei puuduta, aga see on see, mida ma inimestesse aitan avada, seda tõde, kes sa päriselt oled ja mida sa tegelikult tead. Selliselt sa hakkad pihta, hakkad endalt küsima. Tundub veider. 30 aastat tagasi pandi selliste iseendaga rääkijad pandi hullumajja. Enam ei panda, õnneks. Sest ma tahaks tegelikult praegu jagada siit edasi võib-olla. Räägin natuke siit edasi. On see okei või? Jaa. Seesama teema jätkuks, et meile õpetatakse koolis või üldse ühiskonnas õpetatakse saama õigeid vastuseid. Milline peab olema õige vastus. Ja meile väga vähe õpetatakse seda, kuidas saada neid vastuseid ehk elu, mida sa päriselt elada soovid. Ehk siis
kuidas kuulata iseennast ja kuidas teha oma iseenda seest lähtuvalt neid valikuid. Et maailm töötab selliselt, et meile antakse ette justkui kellegi poolt ära otsustatud nii-öelda õiged vastused, mis ei pruugi üldse olla õiged vastused sinu jaoks. Seega siis lihtsalt tunda see erinevus ära ja ikkagi õppida kuulama oma südame häält, see on kõige-kõige tähtsam. Kui sul oli kooli ajal siukseid nagu probleeme või takistusi, mis sul teatud asju siis ei lubanud teha, kuidas sa neid nagu ületasid või mis sa tegid? Ma olin väga oskamatu. Mul polnud õrna aimugi. Mul tuli nüüd meelde see eelmine küsimus, mis sa küsisid, kas ma juba lapsena või noorena tahtsin seda tööd teha. Ei tahtnud. Seesama küsimus, mis sa nüüd küsisid, ma olin mõnes mõttes üsna hämmingus inimeste osas, sest et juba pisikesena, üsna väiksena, ma arvan 5-6-sena ma juba mõtlesin, et mis maailm see siuke on, kuhu ma sündisin, mis nendel inimestel viga on, miks nad kaklevad, miks nad ei armasta üksteist, miks nad ei hoida üksteist, miks nad ei räägi südamest südamesse. Miks mu vanematel on kogu aeg probleemid? Et kust see nagu tuleb? Ja kui ma olin koolis, siis ma ei saanud aru sellest, et miks mind tahetakse panna tegema asju, mida ma ei taha. Ehk siis ma olin kogu aeg suures küsimärgis iseenda maailmas, et ma ei saanud aru, ma tahtsin aru saada, aga ma ei saanud aru ikka lõpuni. Ja ma ei osanudki, ma mäletan, olid jõhkrad suured pinged, kuna ma olin võtnud enda peale palju ülesandeid, trennid, asjad, mis mulle meeldis teha. Mulle meeldis sõbrannadega, trennikaaslastega, mulle meeldis tantsida, mulle meeldis laulda, mulle meeldis kõik seda teha. Aga kui rasked hetked olid, siis mul ei olnud seal väga kedagi abis, kes mind justkui nagu aitaks, et ma pidin ise kõigega justkui toime tulema. Ja vaadates nüüd praegu ka seda kohta, et kõige sellega kuidagi iseenda sees pusides või leiutades, ma ikka surusin päris palju igasuguseid muresid iseenda sisse. Ja ma näen ka praegu, kuidas tegelikkuses noortel inimestel on üli palju asju, mis nende hinges on, aga nad ei julge seda väljendada, sest nad ei oska. Teiseks nad kardavad, sellepärast et keegi nagu nii ei kuule või siis kellelgi pole aega. Ja ma näen hästi palju seda tõde selle koha pealt, et kuidas ma saan aidata inimestel olla nii julge, et iseennast väljendada, mida ma tollel ajal ei saanud. Ja jällegi see on seesama vägi, mida ma praegu igapäevaselt teen inimestega. Olgu see siis lapsed, või olgu see siis vanemad või täiskasvanud või ettevõtete juhid või töötajad, et julgeda rääkida oma tõde ja seda, mida sa tunned. Sest et selles maailmas ei ole õpetatud meile tundeid tundma ja südamest rääkima ja kui ma räägin südamest midagi, siis inimesed tihti kas kohkuvad ära, et ma nii avatud olen, või siis panevad just nimelt blokid ette, et issand jumal, mingi imelik räägib mingit südamejuttu siin, vaata. Ehk siis tegelikkuses see ongi elu, et kui me hakkame läbi südame suhtlema, siis sa ei karda enam mitte midagi. Kui me juba kooli teemal räägime, siis oletame, et ma olen praegu 7. klassis. Ja ütleme, et ma sain näiteks kontrolltöös halva hinde ja ma ei tea, mida teha. Nagu ma tean, et ma pean minema järel vastama, aga mis siis, kui ma mõtlen, et kukun sellega läbi? Mis ma peaksin siis tegema? Esimene asi, kui sa saad mitte väga hea hinde ja sa pead tegema järelt tööd, siis lihtsalt kõigepealt aktsepteeri seda. Jah, sain sellise hinde. Ja teiseks, üks hästi tähtis asi, mis koolis ma näen energeetiliselt lapsed teevad ja mida ka vanemad teevad, et me läheme justkui paanikasse, et issa, ma sain nüüd 2. Ehk siis, kui ma lähen sellisesse energiasse või sellisesse tundesse, mis on nagu appi, mis nüüd saab, ma ei tea, no, võib-olla tüdrukud teevad seda rohkem, ma ei tea, võib-olla poisid ka, aga võib-olla rohkem peidetult. Et märka seda tunnet ja püüa sellega jääda hästi kohale, sest kui sa lähed paanikasse, see paanika tekib hirmust. Ja siis saad märka, et ütle endale, ma praegu kardan siin seda värki või mul on mingi asja pärast hirm, kas ma kardan, et ma olen halb, kas ma kardan, et ma olen vale, kas ma kardan, et ma ei saa hakkama. Igal juhul hirm tuleb esile ja kui sa märkad, et hirm tuleb esile, siis lihtsalt kujuta ette, et see hirm, mis tunne sul tuleb, on ju, tõsta ta justkui enda ette siia. Ma ei tea, pane talle mingisugune kuju, mingi tüüp, on ju, ja siis vaatad talle otsa. Tšau hirm. Mis sa tahad, et ma nagu tõmbaks nagu nõrgaks ennast? Sa kõneled temaga reaalselt selle sama hirmuga, just kui ta oleks sinu mingisugune siin tegelane, kellega rääkida. Märka, kui sul on hirm. Ja kui sa seda teed, ehk siis paljastad, ma praegu tunnen hirmu.
aga kui ma oleksin päriselt mina, kas siis ma tegelikult tunneksin hirmu? Ei. Aga mida ma siis tegelikult kardan? Kas ma kardan seda hinnet ja ma usun, et see hinne määrab minu väärtuse? Ei. Lihtsalt olin natuke loakas või laisk, ma ei viitsid teha või ma lihtsalt olin stressis, mis iganes, ma sain kahe selle pärast, on ju. Aga praegu ma teadvustan seda ja nüüd, kui ma lähen seda tööd järgi tegema, siis ma olen täiesti kohal ja ma teen selle täieliku kergusega ära. Siis ma lihtsalt tean, et ma oskan. Ja mis iganes on tarvis, ma õpin selle ära ja teen selle ära. See on sellises väekast kohast elamine ja vastutuse võtmise harjutus. Ehk siis julgus tunnistada, jah, ma keerasin mingi asja pekki, on ju, enda jaoks, see ei ole kellegi teise jaoks, vaata. Ja siis ma võtan vastutuse ja davai, ma õpin selle asja ära ja siis lähen vastan ära. See on selliseks iseenese elu eest vastutama õppimise jaoks ülitähtis koht, kui sa saad sellise hinde. Mida tavaliselt tehakse? Vanemad hakkavad muretsema ja hinnad lähevad halvaks. Lapsed hakkavad muretsema vanemate pärast, et nad muretsevad. Kui laps hakkab muretsema vanema pärast, et ta muretseb tema pärast, hakkab laps veel rohkem muretsema. Ja kui ta muretseb veel rohkem, ta läheb fookus mujale, tal ei ole enam keskendumist, ta ei saa enam õppida, ta kardab saada halbasid hinded, sest ta ei taha, et ema muretseb. Ja juba tekib stress, juba tekib pinge, juba tekib Mõistad? jah. Ehk siis mitte kunagi ära muretse ja kui sul ema muretseb või vanemad muretsevad hinnete pärast, siis tasub alati minna oma ema või isa juurde ja ütelda. Kui sa nüüd võtad selle vastutuse muidugi, see on sinu otsustada, et sa lähed ja ütled oma emale isale, et ma ei soovi, et sa muretsed, ma tahan, et sa usuksid minusse, et ma oskan vastutada oma elu eest, ma vastutan oma hinnete eest, sest see, mis mind kurvaks teeb ja ma ei taha, et sa teed, on, et sa muretsed. Palun ära muretse. Ja siis sa lähed ja õpid oma asjad ära ja teed asjad ära. Et lastel on seda julgust tarvis seda vanematele ütelda, sest et mulle tulevad seanssidele tihti täiskasvanud inimesed, kes ütlevad, et tal on mure oma lapse pärast. Ja siis ma ütlen, et tulge koos lapsega. Just siin teismelised lapsed ja keskkooliealised lapsed. Ja mis ilmneb ongi see, et lapsed on üliandekad, nad on ülitargad, nad on üliteadlikud ja mis tuleb välja ongi see, et mille pärast lapsel koolis ei lähe hästi, on selle pärast, et vanemad muretsevad laste pärast ja laps ei taha, et vanemad muretseks ja nad ei räägi sellest. Ja siis, kui ma ütlen seda seal kõva häälega, et ema, isa, palun ära muretse oma poja pärast või oma tütre pärast, kes saab ideaalselt hakkama, on ju. Ja siis saavad asjad hakata alles jooksma. Ehk siis need on kõik energiad, mida me ei oska kasutada ega ei oska juhtida. See on see, mida ma õpetan inimestele, kuidas juhtida energiaid. Ja see on üks teadlikkus, mida peaks õpetatama koolitundides. Esimene asi, energiahügieen, kuidas hoida oma energia puhas, fookuses ja nagu selge, puhta. Ja teiseks, kuidas väljendada energiaid ja kuidas juhtida enda energiaid. Et see võiks olla uue maailma kooliõpetuses üks põhiaine, sest et kui me ei oska seda teha, siis tänapäeva maailmas läheb väga keeruliseks noortel inimestel, kuidas jääda kohale iseendaks olukordades, kus inimesed on ümberringi paanikas või hirmudes või asjades. Seda peaksid kõik oskama. On sul vahepeal tulnud keegi siukse murega, mida sa ei olegi nagu saanud aru, et kuidas ma seda lahendan, mis ma tegema pean? On sul vahepeal siukseid hetki olnud? Et kas mul endal on seda olnud? Jah. Üldiselt mitte, sest et kui mul on süda lahti, siis süda on mul olnud lahti ikka väga-väga kaua ja ma olen väga kaua iseenda neid võimeid arendanud. Mis see tähendab võimeid? Võimed on siis see, et kui ma vaatan inimesele otsa või ta hakkab rääkima, ma otse kohe saan aru, mis selle inimesel takistab teda, mis on tema mured, mis on tema asjad. Ehk siis minu võime näha, tajuda energiaid. No mitte näha, ma ei näe pilte, vaid ma nagu kogen, mis on teemad. Mis on teemad. Sa võid ise praegu näiteks, ma võin sulle mingeid asju küsida su käest, kui sa soovid. Sa lihtsalt vasta, on ju. Okay. Et ma küsin su käest ja vasta nagu see, mis tuleb esimesena, on ju, sest et see on alati tõde. Sinu olemus, kes sa päriselt oled, sa oled üliabivalmis, jah või ei? Ei. Kas on tõde? Ei. Reetsid oma vale?
Panid tähele? jah, Otsekohe reetsid oma vale. Ehk siis me tahame ütelda seda, et me oleme kuidagi halvad, valed ja kohutavad. Aga kui ma küsin su käest küsimuse, siis nagu esimese asjana ei, ma ei ole üliabi valmis ja siis ma küsin, kas see on tõde. Ei ole tõde. Nagu vaata kõik, eks ju. Et siis, sest et su keha ja su kogu su olemus räägib seda, et sa oled alati abis. Ma ei tea, kuidas teised sind ümberringi näevad, aga sa oled alati see, kes soovib teistele head. Võib-olla alati seda ei võeta vastu, võib-olla sind alati ei nähta sellise abivalmina, aga tegelikult hinges sa soovid, et kõigil oleks hästi. See on see tõde, jah või ei? jah. Just nimelt. Ja sul on ka see asi, et väga paljud ei ole valmis või ei taha luua nii sügavaid nagu vestlusi sinuga, milleks sa tegelikult valmis oled. Sest et paljude jaoks see on nagu lahkuse teema siin maailmas ei ole väga, väga populaarne. Ehk siis sul ei ole väga palju kellega paljudest asjadest rääkida. Kas on tõde? Vist mitte. Okei, kas sul on palju sõpru? Jah. Siis on suurepärane. Okei. On sul vahepeal inimeste nõustamisel siis tulnud siukseid ajurünnakuid, et hästi palju mõtteid tuleb ja ei tea, millist välja pakkuda? Jaa, sest et kui su teadlikkus hakkab kasvama, ehk siis teadvuse võime tajuda kõike, näha kõike, tunnetada kõike. Kui see võime sul hakkab kasvama, ehk siis kui ma seda olen nüüd arendanud 20 aastat, siis ma kogu aeg kõike korraga tunnen, kõike korraga tajun, kõike korraga näen ja seda on nii palju. Et kui ma ei teadvustaks seda iseenda sees, et ma seda kõike nagu, et ma olen lihtsalt teadlik paljudest asjadest, siis ma läheksin vist hulluks. Aga kuna ma teadvustan seda, et ükski nendest mõtetest ega asjadest, mis mulle nii-öelda laviidina kuskile kukile sajavad, et need ei kuulu mulle. Ma olen lihtsalt teadlik, mida teised mõtlevad, mida teised tunnevad, mida teised kogevad, mis on teiste inimeste elu, siis on mul lihtne, sest see ei kuulu mulle. Aga kui sul näiteks tuleb siuke ränk ajurünnak ja sa pead kuidagi asju balanssis või tasakaalus hoidma, kuidas sa seda teed? Mida sa mõtled ajurünnaku all? No hästi palju mõtteid tuleb ja siis ei tea jälle, mida valida. Kuidas ma siis teen? Ja, ehk siis mõtete laviin on praegu tohutu. Ma vaatan ühiskonnas enamiki inimesi, kes ütlevad, et tuleb siuke mõtete rünnak reaalselt, et siuke tunne, et sa ei tea enam nagu suren maha lihtsalt selle all. Siis üks asi on see, mida sa kõik inimesed või lapsed eriti peaksid teadvustama, on see, et ükski mõte, ükski tunne, ükski emotsioon tegelikkuses ei kuulu sulle. Me oleme kõik nagu raadiosaatjad. Me oleme nagu tohutult võimsad, energeetilised olevused ja see, tead, kus raadiosaate töötab, eks ju? Eks ju, ta võtab laineid. Ehk siis eriti tundlikel inimestel on see, et nad võivad tajuda näiteks, kui lähevad oma teadvusega teisele poole maakera, nad tunnevad võib-olla seal selle orgaani mingisugust jõudu või kellegi inimese mõtteid või mitme 1000 kilomeetri kaugusel empaatilised inimesed võivad tunda, mis toimub kuskil Ukrainas või mis toimub seal või seal. Ja sa tunned seda reaalselt enda sees või enda peas. See ei tähenda, et nad on sinu mõtted. Ja kuidas nüüd siis seda muuta? Mida ma olen teinud? Ma jällegi ka õpetan ja kasutan selliseid tehnikaid, et rahu tekiks nii-öelda mu maailma, mu kehasse või sinna inimeste kehasse. On üks tehnika, mida ma tahan, et kõik inimesed oskaksid, on siukene tehnika, kus heidad mu ette pikali, ma puudutan su peas, on siuke 32 punkti ja kui ma neid näppe seal pea peal hoian, siis sinu pea peal, saab endale ka teha, siis selle puudutuse tulemusele hakkavad kõik need sünapsid, mis sinu ajukoores tekivad, ehk siis kõik need programmid, mis hoiavad seda mõtete laviini nagu laviinina sinu suunas tulema. Kõik saavad hakata lahustuma, et sa tuled kohale, sa tuled rahus, sa tuled kehasse. Ehk siis see on üks tehnika, mis ma õpetan, see on üks tehnika, mida ma siis ka seanssidel inimestele teen. Mul käivad hästi paljud, nagu ma ütlen, perekonnad seanssidel ja koolitustel, kus siis tavaliselt kuni 15 lastel on tasuta, siis vanematega koos on see siis õpitav ja nad saavad kodus teha. Teiseks, mis sa saad teha, et seda laviini, mõtete laviini peatada, paned jalad maha, ütled endale, et ma panen jalad maha ja tunned, kuidas jalad puudutavad vastu maad. Sa lähed oma mõttega siia jalgade sisse ja vastu maad ja tunned seda ühendust. See on teine viis. Kolmandaks,
sa tõstad iseennast justkui nendest mõtetest välja ja hakkad need kõrvalt neid mõtteid vaatama. Mingid mõtted, okei, davai. Ahah, mis nad siin teevad? Kelle mõtted need on? Ja jällegi need samad vestlused iseendaga, mis ma rääkisin. Hakkad justkui vestlema iseendaga. Kelle mõtted need on, mida ma tunnen? Okei, kas need on minu mõtted? Ei. Kui nad minu mõtted pole, miks ma neid mõtlen? Okei, mis ma teha saan? Saadan ära. Okei, ma saadan nad ära. Ehk siis selline vestlus hakkab su sees. Siis mis ma veel teen, on siis võimalikult palju ma soovitan eriti lastel, kellel on nagunii seda ajutegevust nagu nii palju, võtta kindlasti aega selliste füüsiliste tegevuste jaoks. Treeningud, õues, matkad ja üldse mitte mingi kindlad, kuidas öelda, aeg, et sa oled oled ekraanivaba, oled netivaba, sest et meie keha tahab saada energiat. Sest kui me istume oma peades hästi palju, koolist ma tean, et nõutakse lastelt päris palju tegemisi ja asju, mis me peame tegema. Ja sest see on kõik selle kaudu siit. Väga vähe käib koolis südame kaudu asju. Ja kui see pea saab nii palju informatsiooni kogu aeg, pluss siis kogu see digitaalne maailm, kus me elame, kuhu me liigume, eks ju, siis me peame lihtsalt teadvustama seda, et keha annab meile võime olla siin planeedil elus. Aga kui me seda keha ei austa, ehk siis ei austa teda, et ma teen sporti või käin õues või käin palju sõpradega koos, et me oleme sellises lahkes sõbralikus seltskonnas, mis on rõõmus, või siis oleme looduses, või mängime mingeid mänge, mitte arvutis, vaid nagu oleme selle loodusega üks, mida keha tahab, eks ju. Siis keha saab tugevaks. Kui keha jääb nõrgemaks ja tal tekib energiapuudus füüsiliselt, siis ongi see mõtete laviin on lõputu. Me oleme samuti alahinnanud oma keha väärtust ülikaua ja meile pole õpetatud seda, kuidas keha tegelikkuses toimib. Meie kehad on võimelised tohutult palju meie tervist toetama ja eriti seda, mis siin kaekõrva vahel on. Ja sellepärast ma jällegi õpetan seda energiahügieeni, kuidas hoida oma pea mõtetest tühjana. Ja need tehnikad on siis täiesti õpitavad. On sul mingisuguseid hirme, mida sa tunned, kui kellegiga vestled või nõustad kedagi? Ma ei karda mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi? Okay. Mis on siis üksed kõige tüüpilisemad mured, millega inimesed sinu poole pöörduvad? No ikka ärevus, hirmud, füüsilised hädad, raskus, üksindus, rahamured. Neid on meil kõigil. Aga ei pea olema. Sest et raha teemad on ka ühed põnevad teemad, sest see istub kõik kaekõrva vahel. Kui sul vahepeal on vaba päev, siis mida sa teed? Kas sa mõtled ka, et võiks nüüd tööle tagasi minna, et mida sa teed siis ühesõnaga? Vaata, hästi huvitav küsimus, et sa seda küsid. Mul vabu päevi pole, sest ma olen kogu aeg vaba. Ja ma teen seda, mida ma teen vabalt kogu aeg, sest ma ise otsustan oma tööaja üle. Kui ma tahan, mul on nädal aega, ei tee mitte midagi. Tavaliselt see asi, et ma ei tee mitte midagi, ei tähenda seda, et ma ei tee mitte midagi. Siis ma teen hoopis teisi asju lihtsalt. Ehk siis võib-olla see, mis sa silmas pead, et juhul, kui ma inimestega tööd ei tee, mida ma siis teen. Selles mõttes. Just. Ma armastan oma aeda, ma armastan käia spaas, ma armastan saunasid, ma armastan trenni hästi palju, ma teen väga palju trenni. Ma armastan oma keha. Siis ma armastan lugeda hästi palju, ma armastan kuulata tarku, kogenud inimesi, ma armastan kuulata inimesi, kes on huvitunud sellest, kuidas planeeti toetada, et ta 10 000 aasta pärast endiselt oleks olemas ja inimkond oleks õnnelik ja rõõmus. Mind huvitab see, kuidas inimesed, kes on õnnelikud, kuulan neid, suhtlen nendega. Vaat see on see, mis ma teen siis, kui ma ei tee tööd. Okay. Ja, muidugi Instagram, Facebook, story'd, reelsid ja kõik sellised asjad on ka üks muu lemmiktegevus. Ma armastan
iseennast jagada hästi palju siis YouTube'is, mul on YouTube'is üle 600 video ja sealt nendest siis 300 on avalikku, pluss siis Facebook, Instagram ja kõikvõimalikud ägedad grupid sotsiaalmeedias, et mind leiab igalt poolt. Tohib sult küsida, et mis on su unistused või siuksed eesmärgid, mida sa tahad nagu kindlasti saavutada? Nii tore küsimus. Üks unistus, millest ma unistan, on see, et mul on mitu kodu. Üks kodu on mul siin Eestis, mis mul juba on loodud. Ja päris iseenda kodu. Varasemas elus mul on olnud mitmed kodusid, aga nüüd on see mul nagu päris ise, et lapsed on suured, laste isa elab teises kohas, mina elan nüüd täitsa ise oma koeraga, et see on mul nüüd tehtud. Ja teine unistus, mis mul on siis, et mul on ka kodu sellises kohas, kus kui Eestis on külm, siis ma elan sellises majas, sellises kohas, mis on kusagil kõrgel mäetipul, mis on vaatega orgudele, kus on mäed ja kus paistab vesi, kus on see horisont hästi-hästi kaugel, kuhu siis loeb päike. Ja see maja on selline ümberringi klaasist, et kui ma nagu hommikul ärkan, siis ma näen 180 kraadi kõikides igas suunas kogu horisonti. Sest see tunne, mis mul on, see on tohutult loov, mis sealt sündima saab hakata. Ja ma olen seda pilti näinud ja sellest unistanud juba, ma arvan, ma olin siis 25-aastane, kui ma seda pilti esimest korda nägin ja ma nagu tajun, et see on hästi lähedal. Millest ma veel unistan, ma olen olnud hästi palju suurtel lavadel varasemalt, aga ma unistan olla ka väga suurtel lavadel inimeste ees, et neid aidata. Ja unistan ka sellest, et Eesti koolides oleks tunniplaanis üks selline tund, kus ma saan õpetada või ma saan õpetada õpetajaid õpetama seda energiahügieeni ja kuidas siis luua iseendale rahu südamesse ja hinge kõikidel õpilastel ja lastel, kes maailmas eksisteerivad. On sul siukseid eesmärke, mis on nagu kohe ukse taga, et nagu käeulatuses, mis sa nagu kohe saaksid ära teha? Praegu sellised pole, nad on ikkagi väga suured eesmärgid, mis mul on. Okay. Et viimase 2 aastaga olen hästi palju muutnud oma elu siis sellega, et ma käin 2-3 korda nädalas jõusaalis. Minu keha on 2 aastaga muutunud tohutult palju. Minu sisemine seisund on muutunud hästi palju. Elukoht on muutunud, karjäär on muutunud. Inimesed, kes mu ümber on kõik täiesti uued inimesed. Ehk siis hästi palju on muutunud juba. Ja siis kõik need ülejäänud asjad, millest ma just rääkisin ennem. Need on kõik teel siia poole. Selge. Aga mis koer sul on? Nagu mis tõug, mis nimi? Kui vana? Mul on selline kollane koer, ehk siis labrador. Ja siis isane. Ja ta nimi on Musi. Paljud küsivad, kus see nimi tuleb. See nimi tuleb siis tema siis passinimest. Ja nii huvitav, kui seda pole. Ma rääkisin muusikast. Et ta nimi on Perfect Sweet Dream Bach Concerto. Ja sellest tuleb siis koera nimi Musi ehk muusika. Sa rääkisid, et sinu supervõimeks on inimeste siukse energiatuvastus. Kuidas sa nagu saad aru, milline see energia nagu on? Mille järgi sa selle tuvastad? Vaat see ongi nüüd see, mis on see tunnetus ja tajud. Vaata, ma toon sulle lihtsalt ühe näite, et kui sa oled pime ja sa ei näe, siis sinu keha ja kogu see sinus hakkavad arenema teised võimed, ka siis kuulmisvõime või puudutusega sa saad asju hakata nagu aru saama, mismoodi mingid asjad töötavad. Näiteks indiaanlased õpetavad oma lapsi jalataldadega nägema, eks ju, ehk siis kogu loodust, kõik, mis ümberringi on. Ehk siis täpselt samamoodi saab arendada kõiki neid võimeid, ehk siis tajuda neid energiaid. Kuidas? Need ongi kõik need asjad, mida ma õpetan inimestele. Kuidas sa saad oma võimeid avada ise? See on kõik see. Ehk siis, et kui sa ütled mulle, et kuidas ma seda teen või kuidas see on see kõige lihtsam asi, mis ma alati õpetan võib-olla kõigile inimestele koheselt, et hakka endalt küsima, mis on mu supervõimed. Hakka endalt küsima. Ma soovin rohkem tajuda, ma soovin rohkem teada, ma soovin rohkem kogeda kõike seda, on ju, kuidas ma saan seda teha, küsi ise enda käest. Kui sa hakkad ise endaga neid küsimusi küsima,
siis need küsimused juba loovad selle seisundi, et sul hakkavad need võimed avalduma. See ei ole siuke, kui ma räägin praegu, see võib tunduda siuke nagu mida, aga tegelikult see iga küsimus, mis ma esitan endale, avab sind. Ja see, mis sealt välja tuleb, pole õrna aimugi. Aga fakt on see, et need võimed kasvavad. Seda ma olen 12 aasta jooksul märganud endas ja kõikides teistes inimestes. Vaata, ma ütlen siia lõppu veel miskit selle sama teema kohta. Et kuidas? Kõigepealt ma usun endasse. Ja ma usun inimesse. Inimese võimesse. Ehk siis see usk, kus see tulnud on, või see teadmine, et me oleme kõik ülivõimsad, lihtsalt meie kasuta oma potentsiaali ära. Keegi õpetab meile, kuidas seda kasutada, sest et väga vähe inimesi, kes elab oma potentsiaali vääriliselt, eks ju, oma võimete vääriliselt. Ehk siis ma usun, see eneseusk on tulnud läbi mu elu ja selle usalduse, et nähes siis, kuidas ma olen mingisugustest asjadest elus läbi tulnud või kui ma töötan mingisuguste inimestega või räägin mingisuguste inimestega, siis nendes asjad muutuvad. Kui ma seda näen, siis see tuleb ju minust, ehk siis ma hakkan endasse rohkem uskuma. Ja ma soovin, et kõik usuksid iseendasse oma väesse, isegi kui me veel ei tea, mis asi see on või kuidas see käib. Et see niisugune julgus näha nähtamatut, ma tean, et see kuskil on, aga mul pole õrna aimugi, kus see on ja kuidas see käib, aga ma kavatsen selle üles leida. Vaat see on olnud minu see intention või see elule vaade alati. Ma pole rahul selle eluga, mis siin on ja ma tean, et midagi enamat on võimalik, aga ma pole õrna aimugi, mis see on võimalik ja kuidas sinna saab, aga ma pekki hakkan pihta kuskilt. Vaat see on mul see, nagu see energia olnud praktiliselt terve elu lapsest saadik. Ja. Et ma pole rahul vähem, aga ma soovin alati enamat. Sealt tulebki see, et ma lihtsalt olen harjutanud kõike seda terve elu. Okay. Aga on sul mulle äkki midagi siukest huvitavat veel rääkida, mis sa arvad, et ma võib-olla ei teadnud? Ja. No see ei pea midagi erilist olema, lihtsalt midagi, mis ma ei ole väga kuulnud või sa mõtled sa ise, eks ju, Ja. Tiina? Kõigepealt ma soovin väga suurest südamest seda, et see, mida maailm sulle näitab praegu läbi inimeste või läbi kooli või mida sa õpid koolis või mida sa siin koged koolis või kodus või ühiskonnas. Ma soovitan võimalikult vähe tegeleda selliste asjadega, ega panna oma nina sellistesse kohtadesse, mis ei ole toredad. Ehk siis spetsiaalselt lahkuda seltskonnadest, mis ei ole lahked, spetsiaalselt minna teises suunas, kui kusagil on kurjus või mingisugune pahatahtlikkus, spetsiaalselt kõneleda kõva häälega tõde, et sa seda teeksid ja kindlasti julgeda teada seda, et kõik lapsed ja kõik inimesed on palju võimekamad, kui me ise usume ennast olema. Teiseks, julgeda seda uskuda ja julgeda seda elada. Näiteks mina olen seda teinud selliselt, et ma iga päev ärkan hommikul üles ja ütlen ise endale, et täna ma olen suurepärasem kui eile. Sest ainus, kellega sa võistled, on iseendaga. Täna ma lihtsalt olen suurepärasem kui eile. Ma tahan lihtsalt öelda sulle, et sa oled täna suurepärasem kui eile. Ja kui sa hommikul üles ärkad, siis ütle seda omale uuesti. Täna ma olen suurepärasem kui eile. See on see, mis ma tahan sulle öelda. Nüüd viimaseks küsimuseks. Kui me ikkagi oleme nüüd noortekeskuses, siis mida sa räägiksid noortele, et kuidas siis stressi ära hoida või kuidas nagu selliseid häid mõtteid hoida? Natuke seda enne juba mainisin. Hästi oluline on see, et kui sul on sellised mõtted, et sind ei kuulda, et sul on, näiteks kui sa ütled, et sul on stress, sul on halb, sa soovid, et see muutuks, sa soovid kergus, sa soovid rõõmu, sa soovid rahu. Üks väga lihtne asi, tehnikud on mitmeid, mis sa saad kasutada. Aga kõige esimene asi on, sa tunnistad seda, et mul ei ole hea olla ja ma soovin, et mul oleks hea. Esimene asi. Teiseks, hakka igal hommikul, igal õhtul ütlema. Ma ei tea, pane postitit, kirjuta omale arvutis, skriini või telefoni, tere tulemast hommikul ju, äratuskellal on ju, loe sisse mingi voice näiteks. Et kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega. Kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega. Miks?
Sest kõik sõnad, mis me räägime ja mõtleme, annavad energiat. Ja kui kõik on energia, sina ise ka ja su mõtted on energia, su tunne on energia, siis see hakkab sind programmeerima selleks, et kogu elu tuleb sinuni kerguse, rõõmu ja ilgusega. Ja see hakkab otse kohe elimineerima kõike seda raskust, mis stressi tekitab. See on teine asi. Ja kolmas asi, kui sa tahad rääkida, sul pole kellegiga rääkida, siis palun leia keegi, kellega rääkida. Ja kui sul ikka pole kellegiga rääkida, küsi ise endalt, kellega ma tahaksin rääkida. Ja rääkida südamest välja kõik. Aga aitäh, Kaidi, et sa tulid. Aitäh sulle. Ja. Aitäh teile. Ja näeme järgmises episoodis.